Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul külas Viktoria, kellega me räägime tema tütrest Jetest, kellel on kaasa sündinud tsütomegaloviirus. Tere Viktoria, kas ma ütlesin diagnoosi õigesti? Tere ja täiesti õigesti. Viktoria, alustame sellest, et tutvusta kõigepealt ennast. Kes sa oled, millega sa tegeled, kui vana sa oled? Ma olen praegusel hetkel siis nüüd 26 ja kuidas ma tutvustan? See on see tüüpiline täiskohaga emme. Et selles suhtes ma võin põhimõtteliselt nii öelda, tegelikult ma olen oma ameti poolest iluteenindaja ja praegusel hetkel ma ka nii palju, kui ma jõuan, siis ma tegelen sellega. Et oma need püsikliendid ikkagi teenindan ära, et nendega on selline, nad teavad, mis meie olukord on ja ma leian need ajad nendega koos, et klapitame. Sinu tütrel Jetel, kes selle saate eetrisse minekuks on juba aastane, on siis kaasa sündinud tsütomegaloviirus. Võtame alustuseks lühidalt kokku, mida see tähendab? Tsütomegaloviirus on siis põhimõtteliselt, kui ma siis ütlen nagu seda nii-öelda oma sõnadega, eks, nii kuidas mina sellest aru olen saanud ja kui palju mina sellest uurinud olen, et ta on selline tegelikult üsna levinud viirushaigus, mida suurem osa inimesi ei teagi üldse, et nad läbi põevad. Et selles suhtes seda võib põdeda läbi ka täiesti ilma sümptomiteta. Ja kui mina seda põdesin, või selles suhtes, ma ei saa öelda, kui ma seda põdesin, aga ma olin raseduse alguses haige päris pikalt ja need olid sellised tüüpilised külmetussümptomid, et nohu, kõha, kurguvalu, väsimus, lihasvalu sinna juurde, et selles suhtes sellised, ma ei tea, COVID-i sümptomid võib-olla, et nagu me ei tea tagantjärgi, ma ei saagi seda kunagi teada, millal ma seda põdesin või kas see oli sellel hetkel või ma põdesin ka ilma sümptomiteta, aga väga lihtsalt öeldes, ta võibki öelda nagu külmetus. Et selles suhtes arstid oskavad seda võib-olla nagu kuidagi rohkem spetsifitseerida, aga minu jaoks nagu külmetus, seda on kõige lihtsam niiviisi öelda ja ega tal ei olegi nagu sellist rohkem mingid sellised spetsiifilisi asju võib-olla, kuidas seda ära tunda, et ainult vereprooviga. Kas sa teadsid, et sul see on või see ikkagi tuli välja siis, kui selgus, et Jetel see on? Ei teadnud. Et oligi, me saimegi seda tegelikult teada siis, kui mulle tehti vereproov lõpuks Tallinnas, et kuna me elame Saaremaal ja ma olin jälgimise all Saaremaal, siis oligi see koht, et ma läksin seal viimases ultrellisse, mida ma kusjuures ise palusin, sest mul ei olnud see näidustatud kuidagi. Ja ma tahtsin lihtsalt teada, kui palju ta võiks kaaluda ja kui pikk ta võiks olla. Et kuna me ise oleme pigem pikemapoolsed inimesed ja meie enda sünnikaalud olid hästi suured, siis natukene oli hirm selles osas, et ma nagu tahtsin kuidagi mingisugust nagu vaimselt ennast ette valmistada. Just, või mingit lootust, et võib-olla asi ei ole nii-öelda nii hull, aga siis oligi see koht, et siis mulle juba seal küsiti mingeid asju ja see multralli jäi kuidagi naljakalt poolikuks. Kuna Jete oli pea nii vaagnas juba, siis tegelikult hästi ei nähtud ka sellel hetkel enam. Ja siis, Kuressaares ega mulle öeldud, et midagi valesti on. Ma võisin seda ise nagu aimata. Seal mulle öeldi lihtsalt, et lihtsalt kontrolli, et Tallinna arstid, kes on siis nii-öelda kogenumad võib-olla natukene rohkem või asju näinud või parem aparatuur ja kõik see, mida mulle seal siis nagu ilustati. Et ma oligi terve õhtu, järgmiseks päevaks me tulime juba Tallinnasse, ma terve õhtu tegelikult lohutasin ennast ja kõik inimesed mu ümber, et ei ole midagi hullu ja siis lasid üle vaadata umbes meditsiini õppinud ja siis tuttavatele, et mis see nagu, mis see naisteart Kuressaares kirjutas, mis see võiks nagu tähendada või et mida sealt nagu eeldada on ju, et mis mulle öeldi, et pea on pisem natukene on ju, et tegelikult oligi see, et meil ei olnud õrnaimuga. Kuidas su rasedus muidu üldiselt kulges? See oligi niiviis, et esimese trimestri lõpus ma olin haige 3 nädalat, nii et haigus lõppes põhimõtteliselt esimese trimestriga. Ja nagu ma ütlesin, külmetussümptomid tunnused, eks, algas ma ei tea kõhaga,
ma olin mega väsinud, aga noh, see käib raseduse ajal on see normaalne ka. See käib ka asjaga kaasas, on ju, et süda paha ja kõik see värk. Ja kuidagi, kuidas ma ütlen, alati nagu hästi palju käiakse nagu seda kuidagi meile sisse, et ära koorma meditsiinisüsteemi ala, kui sul ei ole mitte midagi viga, on ja, et oma külmetussümptomitega, et leevenda neid kodus. Ja ma tegin seda juba mitu nädalat, on ja siis lõpuks ma olin ühel hetkel sellises seisus tegelikult, et mul oli selline väsimus ja kurnatus, et nagu elukaaslane ütles, et ma kutsun sulle kiirabi. Ma mingi ei, et ära kutsuvad, et noh, et ei ole nii hull ja läheb üle ja siis mul mingi hetk jõusis palavik. See ei olnud väga suur, aga noh, ta ikkagi oli, on ja see oli see, mida ma olin mitu nädalat juba ootanud, et kui see tuleb, siis ma olen arsti juurde, sest noh, see on nagu ainuke asi, mida öeldakse, et kui sul tõuseb palavik, on, siis see võib nagu olla mingisugune märk, et midagi võib olla nagu kahjustada, on ju loodet. Ja siis oligi, see palavik läks alla, see läks ülikiirelt, võtsin paratsetamooli ja see läks väga kiirelt alla. Ma tundsin peale mingi tund-poolteist magamist ennast nagu niimoodi, et okei, mul ei olegi mitte midagi viga. Ja see nagu kuidagi, noh, ma läksin ikka arsti juurde, perearsti juures tehti mulle siis vereproov, öeldi, et no mingisugune viiruse näitaja on nagu veres, aga et kui sul palavik uuesti tõuseb, siis tule tagasi. See oli kõik. Et põhimõtteliselt mulle ikkagi öeldi, et kõik on nagu korras. Ja kuna palavik uuesti ei tõusnud, siis noh, enesetunne läks nagu paremaks ja ämmaemanda vastuvõtul järgmisel ma ütlesin ka, et ma olin 3 nädalat haige, aga noh, ta ei osanud ka sellest nagu midagi kuidagi nagu midagi välja lugeda või kuidagi ei pidanud seda nagu oluliseks, et mis nagu jälle andis mulle selle rahutunde, et okei, et järelikult ei ole siis nagu midagi nii hullu. Teine asi on see, et see ei pruukinud üldse sellel hetkel olla see, tagantjärgi seda ei saagi kuidagi kindlaks teha. Ainukene asi, mida nad nüüd tegidki, oligi see, et kui me tulime Tallinnasse ja nad lõpuks siis avaldasid meile, mis see seis on, et tervet last ei sünni ja kõik see muu värk, siis nad tegid, küsiti mu käest kohe, kas ma olen väikeste laste või loomadega kokku puutunud. Aga no andke andeks, et noh, suures osas milline rase ei ole, on ju. Et kellel on endal lapsed kodus või koduloomad ja asjad, siis ma käisin kõik üle issud, ma ei tea, ma käisin looma ja pahitasin kaamlit, on ju, et ma sain sealt midagi või noh, et see on jälle see koht, kus hakkad kohe nagu mõtlema, et mida sa valesti tegid või mida sa oleksid saanud teisiti teha või kust see mingi asi võis nagu tulla, kuna need kahjustused olid niivõrd karmid ikkagi juba sellel hetkel, mis me nagu nägime sealt või noh, mis meile öeldi. Ja siis nad tegidki viiruste tuvastamiseks siis testi, mille osas mul on antikehad ja seda me ootasime ka vist kas nädala või 1,5 isegi ja kuni see lõpuks tuli ja siis arsti helistas, et selline viirus nagu tsütomegaloviirus ja siis ma kuulasin seda, ta mainis seda nagu korra ja siis ma üritasin nagu meelde jätta, sest ega see ei ole nagu niimoodi lihtne öelda või meelde jätta alguses kohe, nüüd see tuleb juba une pealt. Aga sellel hetkel jah, ma nagu ääri-veeri jõudsin põhimõtteliselt Google'isse sisse lüüa kohe peale kõne ja siis nagu guugeldama hakata. Klassika. No milline see päev siis oli, kui te Tallinnasse läksite, et mis siis seal tegema hakati, et kui Kuressaares öeldi, et pea on natuke väiksem, kas sa juba siis ka jõudsid vaadata, et mida see kõik tähendab ja kuidas siis, mis siis seal toimuma hakkas? Tegelikult oli nii, et see, et noh, et see pea on natukene väiksem, sellega lohutus oligi mind üks tuttav, kes vaatas siis selle anamneesi, mis mulle kirjutati sinna terviseportaali ja mul ei öeldudki tegelikult Kuressaarast midagi. Mind nagu minule ja sellel hetkel mulle ma sain aru, et midagi peab olema valesti, et miks ta mind lihtsalt Tallinnasse saadate. Aga kuna mulle üritati kuidagi jätta või mulle nagu jäi mingis mõttes selline tunne, et noh, et ongi, et lihtsalt kontrolli, et oleksime kindlad, on ju, et ja mu käest küsiti, et kas seda vedeliku kogumit umbes on mainitud, on ju, aga ma ei oska sellest midagi välja lugeda. Esimest korda rasega on ju, ma ei ole meditsiini õppinud. Ehk siis nad nägid seal juba mingit vedeliku kogumit ja küsisid nii-öelda mööda minnes, et kas sul on seda mainitud? Ja. Et see oli Kuressaares ja siis oligi see, et noh, ma ilmselgelt ma üritasin rahustada ennast ja kõik teised inimesed ka mu ümber on ju. Et oligi sama õhtu, me tulime Tallinnasse. Huvitaval kombel, kui me seda tänast aega kokku leppisime, siis ei klappinud mitte ükski teine päev, kuna meil on teraapiad sellel nädalal. Täna on täpselt aasta tagasi sellest päevast, kui me teada saime Tallinnas. Et see on selline märgiline päev võib-olla täna. Aga jah,
me jõudsime 30. septembri õhtul Tallinnasse, siis mul õe juures oli, nad tegid remonti just seal üürikorteris ja siis mind ootas seal väike üllatuskurvikene, et mulle võib-olla natukene head meelt tekitada ja seda pinget maha võtta ja siis me olime seal oma madratsite peal selles remondis olevas elutoas ja no ega see uni ei olnud kõige parem. Aga ma ikkagi jätkuvalt üritasin rahustada ja me tegime nalja ja kui me läksime, me seal kabineti ukse taga veel tegime nalja ja üritasin nagu ennast kuidagi maha rahustada ja ma ei saanud aru, kui tõsine see asi või selles suhtes olukord tegelikult on. Aga sa ei saagi seda ju teada, kui mulle ei öelda midagi või kui mind üritatakse nagu maha rahustada mingis mõttes. Ja siis tagantjärele mõeldes, kui me sinna kabineti sisse astusime, siis ootas meid kas 5 või 6 arsti. Too päev oli täpselt konsiiliumi päev. Ehk siis 5 või 6 naiste arsti vaatas põhimõtteliselt kõik koos seda ultraheli. Need midagi sosistasid seal oma ette ja ma ei tea, raputasid ja noogutasid ja arutasid. See ei olnud väga mugav ultraheli, sellepärast, et neil võib parem aparatuur olla, aga kui laps on peaga vaagnas juba, siis nad ei näinud tegelikult. Et nad üritasid igati pidi, siis nad vajutasid seda kõhtu ja oligi, kuna jätta surus mul mingid asju kinni, siis mul tegelikult hakkas hästi kiirelt paha, et ma ei saanud ka selili olla ja et see oli siuke korralik piinapink mingis mõttes, aga ja ma ei osanud ka nagu ultraheli ajal midagi nagu kuidagi ma üritasin ikka seda nagu lootust ja seda head tunnet endas hoida, et okei, mis iganes on, see saab korda, on ju. Tegelikult arstid seal eeldasid juba, et ma tean, et midagi on väga pahasti, aga mul ei olnud seda öeldud. Ehk tagantjärgi, kui ma mõtlen, kuidas nagu see õhkkond oli, siis me olime seal nagu mingi okei, kõik saab korda ja nii edasi, et nagu kuidagi üritada seda meeleolu üle hoida, aga nemad olid juba selles meeleolus, et nagu okei, et uurime nüüd välja, mis selle põhjustas või nagu kui hull asi on. Ja siis oligi, et kui ultraheli oli tehtud, siis me istusime sinna toolide peale seal kabinetis, üks arst hakkas rääkima ja ma ei saanud ikka aru, mis see olukord on. Okei, mingid kaltsifikaadid, ehk siis nagu lubisopistused ajuseks, neid on palju, meile vist tollel hetkel ei mainitudki rohkem mingeid asju, see oli nagu see põhiline probleem ja ma ei saanudki sinna maani aru, kui kõik oli nagu vaikne, ega nad ei osanud ka midagi muud nagu öelda, aga meil ei olnud see kohale jõudnud. Kuni selle hetkeni, kui mul elukaaslane küsis siis, et kas on üldse mingi võimalus, et sünnib terve laps. Ja siis tuli sealt nagu väga konkreetselt, et ei. Ja siis lagunes mu maailm kokku. See oli see hetk, kus nagu ma olen seda ka oma postitustes kirjeldanud, see on konkreetselt siuke filmis ja pommiplahvatuse hetk. Ma vajusin täiesti oma maailma, mul hakkasid pisarad voolama, ma ei suutnud neid nagu tagasi hoida, ükskõik kui väga ma oleks tahtnud, et nagu ma ei nuta seal, see on selline tüüpiline reaktsioon, eks. Ja ma mitte kunagi ei unusta seda pilti, kuidas kaaslane istus seal selle kabineti nurgas tooli peal, ta toetas kätega vastu pead ja pea vastu põlvi ja pea kätte vahel ja ta lihtsalt raputas seda pead. Et nagu see pilt ilmselt jääbki muuga nagu eluks ajaks kaasas käima. Ja ma ei mäleta, mida peale seda räägite. Sest konkreetselt, see oli nagu see koht, et ma ei tea, kuidas ma selle üle elan või nagu mis nüüd saab või nagu neid küsimusi oli nii palju peas ja sa ei suuda lihtsalt uskuda seda. Et siis hakatigi seal organiseerima psühholoogi, uuriti, kas meil Saaremaal on seda võimalust, ei ole kedagi, kes tegeleks rasedatega sellises kriisiolukorras. Terve Saaremaa peale mitte ühtegi? Tundub küll, selles suhtes nad võtsid nagu haiglaga ühendust ja siis tuli välja, et seal nagu head varianti selle jaoks ei ole. Kes selliste teemadega tegeleks siis otsesemalt nii-öelda. Ja me saime järgmine päev kohe ITK-st psühholoogi juurde, et me saime sealt seda abi ja see aitas mingil määral, sellest oli kasu, samas see oli nii värske veel, et ega ma ei oska väga küsida või ma olen üsna, kuidas ma ütlen, ma pigem avaldan oma tunded võib-olla isegi lihtsalt, see ei olnud nagu minu jaoks keeruline,
aga ma leian ka seda, et ma olen oma elus võib-olla nii palju kriise või mingid sellised raskeid olukordi läbi elanud, raskelt leinanud, et ma olen paljude nende asjadega juba nagu osanud toime tulla või pidanud toime tulema. Ja siis mul on nii hästi meeles, kuidas ma rääkisin seal hästi südamest ja hästi asjalikult kuidagi või selliselt nagu ei mingeid pisaraid, noh ikka see šokiseisund ja kõik see, eks. Ja siis kõik naljagam on see, kuidas see psühholoog ütleb mulle nii ägedalt, et ma näen, et sa oled endaga tegelenud. et ma ei ole võib-olla tegelikult siiamaani saanud seda abi, mida ma nagu loodaksin. Ma ei ole leidnud seda inimest, seda õppinud inimest, kelle juures ma saaksin ennast päriselt niimoodi väljendada, et ma saaksin seda kõike endast välja rääkida nii, nagu ma tunnen. Et ma saan seda rääkida oma inimestele, aga minna kellegi nagu teise juurde, psühholoogi juurde, psühhiaatri juurde, kuhu iganes, et keegi mind niimoodi ära kuuleks, võib-olla mõni pisidetail, mida ma ei taha oma lähedastele avaldada või mingid sellised asju. Aga mingi abi ikka oli. Meile anti näiteks sealt oligi, tema jutust sa korjad välja need mingisugused nopped enda jaoks, mis aitavad sul mingid asjad üle arutleda. Oligi peale seda ka, meil oli väga mitu asja, mida me tegelikult olime mõelnud mõlemad, aga polnud julgenud küsida üksteise käest elukaaslasega, et mis tahtsid tegelikult läbi rääkimist. Näiteks? See on tegelikult meil oli üks suur teema, aga ma ütlen ausalt, et ma ei ole valmis seda praegu rääkima, sest see on hästi raske teema. Aga ma olen endale lubanud, et ma räägin sellest kunagi. Ühel hetkel, kui ma olen selleks valmis, kui ma olen mingis kohas elus, siis ma kindlasti jagan seda. Sest ma leian, et see on oluline teema, millest rääkida. Ja üleüldse erivajadusega lapse puhul on hästi palju asju, mis on tabu. Kogu see maailm mulle tundub üldse on niisugune väga tabu teema, et sellest ei taheta rääkida, sellest ei taheta ausalt rääkida, et kui me hakkasime juba tegelikult enne jätta sündi otsima informatsiooni, seda ei eksisteerinud. Seda ei eksisteerinud selle viiruse kohta. Paar Eesti lehekülge vist olid. Inglise keeles saad, aga samas on ka jälle see, et need kahjustused võivad olla nii erinevad, et sa ei saa nagu sellist arstid ei osanud suurt midagi öelda, ainuke asi, mida meile öeldi põhimõtteliselt oligi see, et et sellises seisus laps ei pruugi üldse ellu jääda, on ju. Ja konkreetselt nagu ongi, ma ei tea, kuidas toime tulla, milline see elu välja näeb. Mitte keegi, hästi palju jagatakse, aga väga palju ka ilustatakse seda teemat. Et mul ei olnud õrna, milleks ma peaksin valmistama üldse. Siis lühidalt kokkuvõttes see viirus tekitas talle väga raske ajukahjustuse. Ja te ei teadnud enne sündi üldse, et kas ta sünnib elusalt või kui kaua ta elab? Just, ja see oligi paar nädalat hiljem, kui me Tallinnasse tagasi tulime, siis meil oli kohtumine lastearstiga, et küsimusi küsida. Alati, kui me paneme kirja mingid küsimused, mis meil arstidel on, siis põhimõtteliselt esimese küsimusega need tõmmatakse kohe kriips peale, sest umbes, et kellelgi ei ole vastuseid. Me ei saa ennustada, me ei tea, me ei kujuta ette ka, pole kogemust ja nii edasi, on ju. Siis ainukene, mis meil sellel hetkel öeldi, ongi, et seda viirust esineb. Aga ilmselgelt esineb, eks just. Aga selles osas on lapsi, kes lihtsalt surevadki ennem ära. Nad ei jõuagi sünnini, ehk siis rasedused katkevad. Või nad sünnivad ja neil tekivad hiljem kuulmisprobleem on näiteks, kas siis kuulmise langus või kuulmise kadu täielik on selline tüüpiline probleem, mis selle tsütomegaloviirusega tegelikult kaasas käib, mille tõttu seda ka avastatakse tihti peale, kui laps on juba sündinud ja siis tekivad mingid kuulmise probleemid. Aga jah, meid hoiatati, et ta on sellises seisus tegelikult, et nüüd näitab ainult aeg. Mis selle juurde käis, oli muidugi ka see, et ta on siiamaani vastu pidanud on ja tegelikult ta tundis ennast hästi, nad ei näinud vajadust esile kutsumiseks. Samamoodi keisarlõikeks, et sünnitus oli loomulik, sest nad ei tahtnud mulle emakale armi tekitada.
ja kõik sellised nagu asjad, et jah, et kuna nagu põhjust ei nähtud kõikideks nendeks meditsiinilisteks sekkumisteks, siis tegelikult nii kaua, kui ta tundis ennast hästi, siis nad ütlesid, et las ta veel õsvab ja toimetab seal kõhus, et tegeleme siis, kui aeg on käes nii-öelda, et kui tema tunneb, et see aeg on käes. Kas oleks pidanud, oled sa nüüd ka uurinud, et oleks pidanud see tegelikult varem välja tulema, see ajukahjustus mingis teises uuringus? Tegelikult mitte. Et see ongi see koht, mille osas ma tunnen, võib-olla ma praegu seisan mingis mõttes, on see, et öeldakse, raha pole. Meil ei ole raha, et teha vereproove. See tsütomegaloviiruse antikehade siis testimine käib koos teiste viirustega. Öeldakse, et see on väga kallis. Ma olen seda väga palju kuulnud. Mis on minu jaoks natukene irooniline praegu on see, et te ütlete mulle, et see test on kallis, aga kui palju raha meie peale nüüd nagu kulub, on ju. No, see on karm, aga see on aus. Seda ei julgete tihti peale välja öelda. Aga ravimid, teraapiad, käimised, samamoodi psühholoogid, vaimne abi meie jaoks on ju. Et see on 10, kui mitte 100 kordades juba kallimaks läinud. Et ja ta on aastane. Selles suhtes seda saab testida. Mis mind kõige kurvemaks teeb on see, et kui te ütlete mulle, et raha ei ole, siis öelge mulle, et selline viirus on olemas ja et mul on võimalus seda ise testida. Ma olen alati öelnud, et mul on kama 2, kui palju see test maksab. See võib maksta 500 või 1500 eurot ka. Ma leian selle raha, sellepärast, et minu ja mu lapse elu on mängus. Et sellest ei räägita, aga nagu ma ka jaganud olen, siis Tartu Ülikooli kliinikumisel infomaterjalis, minu eriline laps vist oli selle pealkiri, on tegelikult kirjas, et punetiste kõrval teine kindlaks tehtud haigus, mis loote aju kahjustab, on tsütomegaloviirus. Kõik arstid teavad sellest. Mis on nagu minu jaoks jabur, et miks sellest ei räägita, miks sellest välja ei tehta, miks see kedagi nagu ei huvita. Et nüüd ongi see koht, et väga tore erinevad, ütleme, meil oli just siin üks naisterahvas kirjutaski mulle eile, et tal tehti Kuressaaresse test. Ja see oli meie enda imearmas perearst, kes minuga haigusel hetkel ei tegelenud, aga kes praegu meiega väga-väga palju tegeleb, aitab meid igal võimalikul juhul, kui ta saab ja oskab seda teha. Et tema lasi vähemalt sellele ühele naisterahvale selle testi teha, kuna rase naine oli haige. Võib-olla siis kellegagi peab juhtuma selleks, et arstid oskaks sellega arvestada, et võib-olla see tõesti ei tulegi selle peale, eks ju? See on see üks asi, aga samas tekib nagu alati see küsimus, et miks peab enne midagi juhtuma. Et ma saan aru, teil on kogemus, ma ei tea, et ongi, laps ei olegi elus sünnini jõudnud ja sellised asjad, aga nagu kui te teate, et see tegelikult eksisteerib, seda enam, et ma ütlen, et ma olen 3 nädalat haige olnud, ma mõtlesin kiirabi kutsumise peale, et meil oli see olukord selline. Ja siis te ütlete mulle lihtsalt, et mingi viirus. Et punetistest räägitakse kogu aeg. Te räägite COVIDist, igasugustest sükestest nagu asjadest, viirustest, mis iganes, aga nagu mingi viirus, millest põhimõtteliselt keegi ei ole kuulnudki. Ma arvan, et kõikidest nendest 100 inimestest, 1000 nüüd isegi Instagrami kaudu, eks, ongi vist paar inimest võib-olla. Need võib nagu 2 käe sõrmedel kokku lugeda, kes ütlevad, et ma olen sellega kokku puutunud või ma olen kuulnud seda. Enamus nagu mingi, et kui sa ütled tsütomegaloviirus, mingi mis asi, et kuidas seda hääldatakse, ongi see, et sa ei pane nagu üldse kokku, et ja kui sa ise hakkad uurima, siis ega sa ei leia väga palju infot. Et tegelikult on see nagu nii selline, see on väga palju küsimärke selle nagu viiruse kohal üleüldiselt ka. Ja ma saan aru, et sellega ei ole väga palju kogemusi. Samamoodi, kui me ITK intensiivis olime, siis jätta hakkas saama ravi paaripäevaselt. Ta oligi vist
siis järgmine päev peale sündi või ülejärgmine päev, kui ta hakkas seda ravi saama, mis on väga karm ravi. See pandi talle otse veeni, sellepärast, et väiksemad veresooned oleks see ravim lihtsalt ära söönud. Nii palju, kui ma doktor Google mulle ütles, siis selle ravimi kõrvalmõjud on põhimõtteliselt samad halvematel juhtudel nagu viiruse enda, ehk siis kõik, mida sa suudad endale ette kujutada, mis kahjustusi see võib tekitada. Et see oli nagu teine küsimus peale ta sündi, et kuidas ta sellele vastu peab. Et kui sa näed oma lapse kuvöösi kõrvalkapi peal ravimit, mille peal on nagu väga ohtlik kirjas, siis see ei tekita just eriti head tunnet. Peale seda, mida sa juba oled läbi elanud, siis selle vähem kui 6 aja jooksul. Kuidas need päevad kulgesid, kui te saite selle Tallinnas selle diagnoosi teada ja saite tähendab teada, et tal on ajukahestus, mis nagu siis sai? Sa enne ütlesid, et sa nagu väga ei mäleta ka neid mõtteid ja tundeid nagu sel hetkel, aga kuidas need järgmised päevad kulgesid? Ma võin nii öelda tegelikult, et ma olen hästi hea pildi ja tunnetuse mäluga kuidagi, et kui ma sellele ajale tagasi mõtlen või mingitele konkreetsetele hetkedele või vaatan pilti või videosi, siis ma tunnen neid samu tundeid tänaseni. Ja ma tunnen, et mul on võimalus sellest lahti lasta, aga mul on mingi tunne ka sees, et ma ei ole selleks valmis, ma pean midagi ennem ära tegema. Et kuidagi see nagu valu tassib mind mingites kohtades, mingite asjade puhul, mis on vaja ära teha, selleks, et võib-olla midagi muutuks ühel hetkel lõpuks. Ja ma olen oma postitustes ka pannud tegelikult üsna detailselt mingeid asju kirja, just see algus, kuidas me teada saime, mis sealt edasi juhtus. Aga ma ütlen ausalt, et ma tean, et me tulime järgmine päev peale seda koju ja ma tean, et seal oli palju pisaraid ja palju hala ja palju nuttu ja palju miks küsimusi, aga ma ei mäleta detailselt mitte midagi. Et see oli selline 2 nädalat, kus ma lihtsalt mõtlesin, et ma ei taha eksisteerida. Et ja see oligi, küsimusi oli nii palju, et mul ei olnud tegelikult mitte mingit infot ka. Alguses me isegi teadnud, mis see on ju, et me saime hiljem teada, mis viirus see on. Siis me ei tea, mis see seis tegelikult on. Et kõige võib-olla, seda ma olen natukene jaganud ka, tegelikult hästi selline valus asi, on see, et mida ma mäletan, ma ärkasin hommikuti ja ma jäin õhtuti magama Jätekõla kõhus rääkides. Ja ma palusin, et annaks alla. Ma tahtsingi seda küsida. Et rääkida selle lapsega, keda sa oled nii kaua oodanud ja lihtsalt anuda teda konkreetselt, et palun ära taha selle väikse hingega siia kehasse sündida lihtsalt. Et palun on alla. Ma ütlen ausalt, see on natuke naiivne minu poolt, sellepärast, et kui me juba sinna maanilme jõudnud, siis ma võisin ju eeldada, et ta on väike kange saare kadakas, nagu ta sai peale sündi omale. Tegelikult hüüdnime ka juba sugulaste käest kohe, et põhimõtteliselt, et temas on väga jõhker elujõud. Ja see tahe, sellepärast ma ütlen ka alati, et ta on tulnud siia millegi suurema jaoks. Sest muidu see kõik ei oleks juhtunud. See on mingis mõttes selline, öeldakse, lootus on lollide lootus, aga mulle meeldib see mõte. Ja see on see, miks ma seda kõike teen ka tegelikult. Et samamoodi, kui meil ITK-st välja saades küsiti, et kas nad tohivad meie lugu anonüümselt jagada. Sellel hetkel ma ei olnud mõelnudki selle peale, et nagu seda kuidagi avalikult jagada või seda nii-öelda avalikkuse ette tuua, sest ma ei teadnud, mis meie elust üldse saab. Aga me andsime selle loa, sest kui sellest meie jaoks traagilisest elukorraldusest ja sündmusest saab üldse kuskilt midagigi kasu olla, siis see on see, et teha teavitustööd. Et miks me olime kohe nõus? Ma ütlesin, jaa, te peab küsima ka, nagu lihtsalt levitage seda infot ja seda, tõstke seda teadlikkust, sest see on oluline. Et ongi, et jah, väga lihtsalt võib minna, väga hästi võib minna, aga
et jumala eest keegi peaks seda rohkem nagu läbi elama. Kujutan ette, et kõige keerulisem ongi ka just see teadmatus, et sa ei tea, kui palju sul aega on, kas sul üldse mingit aega on, aga samas võib-olla oleks ka väga keeruline see, et kui sul öeldakse, et vot ta elab nüüd nädal aega ja siis et ma ei teagi tegelikult, kumb hullem on. Jaa, ma olen mõelnud selle peale. Et kui sul on selline nagu teadmatus, et me ei tea, kuidas läheb, siis see võib olla 10, 15, 50 aastat, eks ju, aga kui sulle öeldakse, et vot sul on nädal, et siis see tundub mulle vist isegi rängem nagu. Et mis ma selle nädalaga ära teen, on ju. Samas ma ütlen ausalt, et rasketel hetkedel see, et sa ei tea, on see koht, et millal see kõik läbi saab. Sest ma lihtsalt ei jaksa enam. Et see lootus on minus siiamaani sees. Ma üldse ei salga seda, ma ei peida seda kuskil. Minu kõige suurem soov on see, et jätta saaks ühel hetkel rahu. Ja seda on nii rets öelda, kui sul on kodus väikene rõõmupall, ta on mega naerupõld. Konkreetselt meie päevad enamasti koosnevad, kui meil ei ole raske, siis meil on üks korralt naeruteraapia 24/7, eks. Ja no siis sa vaatadki teda ja siis sa mõtled, et aga kuidas ma mõtlen niimoodi? Aga see on see valum. Ja see on see soov, et ma näen, kui raske, et tal ei ole ju tegelikult hea. Jah, ilmselt ei ole tal ka vaimselt kõik hästi. Tema elab suure tõenäosusega oma roosas mullis nii-öelda, on ju. Oma seda ideaalset elu, temaga kaisutatakse, tegeletakse, ta saab tähelepanu ja kõik see, mida ta nagu vajab. Aga mina näen seda, mis toimub ümberringi. Ta on arengust väga palju maas. Täna on ta kuskil 2-3 kuulise beebi arenguga. Ehk siis ta ei keera, ta ei istu iseseisvalt. Ehk siis ongi, ta on suurem osa päevast pikali, on ju, kui ma teda just ei hoia süles, mida ma üritan võimalikult palju teha, erinevaid asendeid. Õnneks ta liigutab ise, ta toimetab ise, ta sööb ise, ta hingab ise, eks, et ei ole nagu seda. Aga see on ikka raske. Ma näen kõrvalt, kuidas teised lapsed arenevad. Meil on perekonnas 2 kuud vanem poiss. Ja näha kõrvalt ja mõelda pidevalt sellele, et aga milline jäte oleks, milline iseloom tal oleks, kui see kõik oleks nagu hästi, on ju. Need on need oleksid, poleksid, aga sa paratamatult mõtled nendele asjadele. Eriti, kui sa näed nagu kõrval neid terveid lapsi, kellel on tegelikult täisväärtuslik elu. Et mõnikord, kui keegi jätta istuma paneb ja ma teda kaugemalt vaatan, siis see võtab pisara silma, sellepärast, et ma ei ole harjunud teda nii nägema. See on minu jaoks nagu selline uus, see on väga uhke tunne, ta juba oma pea püsti, ta vaatab nii muhedalt ringi, uudistab, aga ma ei pruugi seda kunagi tegelikult niimoodi näha, et ta seda iseseisvalt teeb. Praeguseks me oleme teinud samme, kus kui ma panen ta istuma ja ma lasen tast lahti, siis ta võib-olla seisab sekundi. Heal juhul isegi 2. Et me teeme arengus edasi samme, aga väga palju on olnud ka tagasi samme, mingid kohti, kus ta lihtsalt nagu jääb püsima, kus edasi midagi ei toimugi. Et sellega on raske toime tulla lihtsalt vaimselt. Milline jätte sündimise päev oli? Selles mõttes, et kui te teadsite, et kõik on ikkagi väga halvasti ja ei tea, kuidas see lõpeb, et kas te mingisugust rõõmu ka saite tunda sellel päeval või ikkagi mure ja kurbus varjutasid? Ma arvasin, et sünnitus tuleb hullem. Kui keegi küsib mu käest, kuidas sünnitus oli, siis ma mismoodi ma ütlesin. Päris fun või kuidagi. Võiks veel teha. Põhimõtteliselt, et nagu ma ausalt, ma megalt kartsin seda. Sest ma ei teadnud, kuidas ma sellega vaimselt toime tulen. Ma ei kartnud sünnitusvalusse, ma kartsin seda, kuidas ma sellega vaimselt toime tulen. Et ma konkreetselt oma peas olin nagu, et kutsuge hullu auto järgi mulle sinna sünnitusele on ju sellepärast, et
no ma mõtlesin, ma võin lihtsalt ära keerata nagu konkreetselt. Ma ei saaks öelda, et see midagi hullu oli. see kõlab nii naljakalt. Aga selles suhtes mul hakkasid mingid esimesed valud selle kella 3 aegu. Siis me hommikul igaks juhuks läksime kontrolli, sest saarlased Tallinnas, Tallinna ummikud, siis see valu oli selline, ma arvasin, et kuule ikka päris ebamugav on, et lähme igaks juhuks. Siis me tulime tagasi, midagi suurt ei toimunud. Siis mulle öeldi ka, et kui ikka üldse mitte midagi, et tunned, et ikka nüüd on ikka pekkis on ja et enam ei kannata olla ja et võtta ikka valuvaigistit ja võtta noospaad ja mine ikka duši alla ja siis mitte midagi ei aitanud ja siis oligi elukaaslane käis veel trennis ära ja siis ma lihtsalt, kuule, too mulle nüüd kõik need valuvaigistid ja noospaad ja siis umbes ma võtan ja siis vaatame, mis saab. Ja siis ma lõpuks helistasin, et kas ma nüüd võin tulla et mitte midagi mul toimunud on ju. Aga alguses see meeleolu oli selline, ma hingasin oma valusid üle selleks hetkeks juba. Meid viidi otse sünnitustuppa. Ma ei jõudnud väga palju sellele mõelda. Ma mäletan seda, et mul oli mingisugune see üks asi korraga ikka on ja mul oli mingi ristsõna kaasa võetud, siis ma ilgelt mõtlesin, ma hakkan seda lahendama, aga siis sinna voodi peale see must jäi põhimõtteliselt sellepärast, et tegelikult aega läks omajagu, 4 õhtul me saime vist sünnitustuppa veidi meid ja ta sündis 22.13. Ehk siis, aga ma ütlen ausalt, et see nagu mälestus minu jaoks oli selline, et see lõputu valu, mis see lõppegi ära ja samas niisugune tunne nagu oleks paari tunni käinud. Et see aeg läks tegelikult nii kiiresti, et ma ei jõudnudki mõelda kõikidele nendele asjadele. Kas teil oli kuidagi selline suurem jälgimine ka, sest oli teada, et sünnib puudega laps? Tegelikult ei olnud. Kuna tundis ennast selles suhtes hästi, kõik oli nagu tipp-topp, seda lõi. Midagi ei olnud nagu halvasti. Mis oleks sekkumist vajanud, kui ma pressima hakkasin, siis tuli lastearst, tuli keegi oli veel. Ühesõnaga, siis oli natukene, paar inimest tuli juurde sinna, aga selles suhtes ei olnud nagu mingit sellist, et terve tuba oleks arste täis. Et saime väga rahulikult olla, ämmaemand oli väga, väga tore ja nii äge oli see, kuidas esmasünnitaja lõikada käis ja ütles mulle, ei, siin võib veel pikalt minna. Ma olin mingi, ära ütle mulle seda, ma ei taha kuulda. Mul olid megavalud ja kõige naljakam oligi see, et ma olen raseduse alguses saati kartsin epiduraali. Mul oli mega hirm selle ees. Ja siis lõpuks ise ütlesid, et tulge pange ära, on ju? Ei öelnud. Point oligi selles, et ma kartsin seda nii rõvedalt, et ma ei julgenud teha, siis ma kogu aeg kaalusin, ma olen kaalunud ehtkujas, siis ma kogu aeg kaalusin, siis ma olin mingi, et ma ei suuda enam, tehke ära, aga ei, ma kardan ju väga, et ei vaata. Ja lõpuks oli juba seis selline, et mul käisid tuhud nii kiir, et nii väikeste vahedega peal, ma ei oleks elu sees suutnud paigal püsida. Ja ma olin enamus ajast püsti ka, kõikusin ühe jala pealt teise pealt, et ilmselt sellepärast see käis ka tegelikult niivõrd kiiresti. Et ühel hetkel, kui ma ütlesin emamaldele, et kuule, et hakkab sündima päriselt nagu vaata, et nagu, ma ei suuda tagasi hoida, sest ta on mingi, ei, aega läheb veel ja umbes, et ole rahulik ja siis ühel hetkel, kui ta avatust katsus, ta mingi tuleb. Okei, on ju. Ja siis ta vist ütles, et kell 12 vaatame uuesti. Kell oli 9:30 sellel hetkel ja oligi 9:30, natuke 9:30 läbi vist oli, kui ta ütles, et avatus oli 6 senti ja siis oligi 22.13 ja ta sündis, on ju. Ehk siis see lõpleks oli, see oli intensiivne. Siis ma ronisin mööda ITK vannidva seina üles. et enamus ajast me olimegi vannidvas, mu vannilukaaslane pidi istuma seal seisma, ütles, selg oli haige, ma nägin ainult, ma mäletan jumala hästi, kuidas ta oma jalgu vahepeal seal raputas lõdvestas, sest ta pidi mulle kogu aeg vett selja peal laskma. Kui ta vahepeal nuusata tahtis, siis ma olin nagu mingi, et võtta rutuse duši otsik kätte, vaata, et nagu ei kannata, et see nagu leivendas minu tegelikult hästi palju, aitas mind.
ja siis ühel hetkel, kui ma olin nagu seal ikka konkreetselt nagu väga vali juba, siis ämmamat tuli küsta mingi, okei, vaata. Et nagu viimase poole tunniga oligi need 4 senti avatud tulid ja siis tuli mingi, ja oligi, ma küsisin, et kui ta ütles kell 12 kontrollime uuesti, siis ma küsisin, et elukaasa käest, et mis kell on, ta oli mingi 9:30, ma ütlesin okei, et nagu, et pool tundi on kella 12 aega, sest mul ei olnud kellaajast õrnaimu ja siis ta ütles, et kell on 9:30, siis ma mõtlesin, minge pekki, ma pean nii kaua veel vastu pidama. Et see oli, ma ei meenuta seda sünnitust nagu kuidagi väga nagu traagiliselt või kurvalt. Ongi tagantjärgi, see pigem pakub mulle nalja. Selle rõõmu poole pealt ilmselgelt see kergendus, tal oli hästi, ta sai lisahapnikku, aga puhtalt sellepärast, et sünnitus läks nii kiiresti ja ma olin väga väsinud lõpuks ja ta oli meil näost lilla, sest ma ei suutnud teda välja pressida nii kiiresti. Ja mul on see video, mis elukaaslane tegi, ma ei suutnud oma muied seal nagu kinni hoida, ja muidugi emotsioone ja asju kõik on hästi palju, aga ma mäletan ikkagi seda, kus ma tegin selle videoklipi siis Jetest, kus ma siis suunasin selle kaamera värske case'i peale ja see oli see koht, kus ma pidin ütlema, et naerata siis nagu korra on ja et temal oli väga raske. Ja päris pikalt oli raske. Mina olin lihtsalt see inimene, kes sai anda talle seda aega, seda harjumise aega, lubada tal tunda neid tundeid, mis tal olid. Ja siiani on ju, aga mul ei olnud muud varianti, ma lihtsalt pidin tegutsema. Et ma olengi selline, et kriisisituatsioonides või šokiolukorras olen mina pigem see variant inimestest, kes tegutseb, kui see, kes tõmbab pea üle või teki üle pea ja jääb diivani peale. Mida juhtub ka vahest. Et see käib depressiooniga kaasas, mida ma olen ka kunagi väga tugevalt ikkagi nagu läbi elanud. Aga mingis mõttes jälle see aitas mul toime tulla, et ma pidin tegutsema. Et alguses tuli küll intensiivis, aga ühel hetkel me läksime ka intensiivi perepalatisse ja siis me nagu tometasime temaga 24/7 ikkagi. Ja ma ikkagi üritasin vigast asjast seda rõõmu leida. Muidugi ma nutsin oma peatäied ära ja mul oli paanikahoog ühel hetkel isegi niimoodi, kus ma tundsin, ma ei jaksa nutta, aga ma ei suutnud nutmist lõpetada ja ma lihtsalt mõtlesin, ma lähen hulluks ära päriselt. Aga sa üritad talletada neid mälestusi, hingata kuidagi kogu seda beebimulli nii palju, kui see vähegi võimalik on. Et teha neid jäädvustusi, neid videosid, neid pilte, ükskõik kui nagu raske neid teha tegelikult ei oleks, sest me ju jätkuvalt ei teadnud, mis saab tegelikult. Et pidime lihtsalt sellega toime tulema. Millist ravi ta saama hakkas? Sa ütlesid, et hästi kange ravi, aga kui teil juba oli see, kas see oli siis, oli sellel võimalus, et see pöörab nagu mingid kahjustused tagasi? Et ma mõtlen seda, et kui ta juba on selle viiruse saanud ja kui tema aju on juba kahjustunud, siis mida seal enam nagu ravida on, eks ju? Ja, sellega oligi niiviisi, et neid kahjustusi saa kuidagi tagasi pöörata nii-öelda on ju, need mis on, need juba on. Aga viiruse kogus tema kehas oli lihtsalt nii suur. See oli miljonites. Vaat see on üks detail, mida ma mäletasin alguses ülihästi, mida ma praegu enam ei mäleta. Aga ma tean, et see kogus tema kehas oli nii suur, see nii-öelda ühikute arv, et Tartus labor ei saanud isegi täpselt tulemust kätte. Ja see oli see koht, kus me pidime selle ravi peale panema. Meil oli isegi valiku varianti. Lihtsalt selle jaoks, et see viirus ei saaks rohkem viga teha. Et see kontrolli alla saada. Kuna ta oli juba väga palju pahandust teinud ja lihtsalt, et nagu edaspidi rohkem mingisuguseid kahjustusi ei tekiks. Et see karm ravi oligi puhtalt selle peal, et seda viirust kontrolli alla saada tegelikult. Et põhimõtteliselt täiesti lihtsustatult öeldes, et kui on võimalik
maksimaalselt 10 kahjustust ja tal on juba 8, et siis need lisa 2 põhimõtteliselt ei tuleks, on, et lihtsalt paneme sinna punkti. Ja, sest oligi, kui me esimest korda lastearstiga kohtusime, siis meile öeldi, et selle ravi tehakse siis, kas selle viirusega oligi, kas ajukahjustused, nägemine ja maks vist olid need asjad, et kui 2-3 on siis nii-öelda kahjustada saanud. Ja ajus oli ju väga palju, ja siis oligi see, et silmade kontroll, nägemise kontroll või siis see maksa nagu näitajad, aga neid minu meelest isegi ei jõutud vaadata. Lihtsalt oligi see, et see viiruse kogus oli nii suur, et neil ei olnudki muud varianti, kui see ravi tegelikult peale panna. Et me ei pidanud isegi ootama seda, et vaatame nüüd, mis seisus need teised asjad on ju. Kuidas, kui kaua te siis alguses haiglas olite ja kui kaua see kangeravi kestis? Ja kas ta saab praegu ikka ravi või nüüd on sellega kõik? Me olime ITK intensiivis, me olime esimesed 2 nädalat, ta saigi seda veeni kaudu ravi, ta sai 2 nädalat. Ja peale seda me olime lastehaiglas nädal-poolteist vist äkki. Peale seda ta hakkas saama suukaudset ravimit. See oli ka mingisugune ravim, mis tuli kuskilt välismaalt tellida, mida Eestis ei ole. Mingi hirm kallis, üks pudel maksis väga mitusada eurot. Selle kohta öeldi meil, kui me koju saime ärge seda jumala eest maha kukutega. Et see oli mingi spetsiaalselt tellitud. Ja seda ta sai kokku siis veel 4 nädalat ehk 6 nädalat ta sai seda ravimit. Ja siis rohkem konkreetselt selle viirusraviga ei ole tegeletud. Et see jälle oleneb hästi palju. Ma olen ka rahvusvahelisest sütomegaloviiruse grupis või nii-öelda ülemaailmses siis. Et seal on ka väga palju nagu neid erinevaid doosid, kes saab mitu kuud seda ravi. Aga võib-olla need doosid on väiksed. Ma nagu selles suhtes ma ei ole väga sinna süvenenud, sest ma leian ka seda, et jah, ma võin uurida, aga ma ei taha nagu ebavajalike detailidega ennast nagu teiste inimeste lugudest kurssi viia, et mitte endale seda stressi tekitada. Ma ütlen ausalt, mul on niigi peapulki täis pidevalt, et kõikide nende enda asjadega ja olukordadega nagu toime tulla, siis mul ei ole vaja seda nagu liigset lisainformatsiooni, millest mul tegelikult kasu ei ole. Kuidas, milline siis praegu see aasta jooksul on see nii-öelda ravi olnud, et igasugused teraapiad ja sellised asjad, et kui tihti ja mida ja ma näen Instagramist, et ikkagi väga palju saad teed ju ka kodus ise. Ja me üritame ikkagi igapäevaselt, et enamasti jääbki nii-öelda, kui me võib-olla tõmbame natukene tuure maha, kui siis, kui ta on haige või ta ei tunne ennast hästi. Nüüd augustis ta sai meil ka epilepsia diagnoosi, mis oli see koht, mis oli mu kõige suurem hirm. Sa teadsid, et see võib tulla? Jah, sest aju on nii kahjustatud lihtsalt. Et see võimalus oli väga suur, aga ilmselgelt ma lootsin, et see tuleb kunagi hiljem võib-olla, kui üldse on ja kes seda üldse loodaks või ootaks. Aga jah, see tuli. See oli minu jaoks siiamaani olnud see koht, kus et vaat nüüd ma ei tea, mis saab. Ja siis see hetk tuli. Ja siis ma olin seal lastehaigla EMO-s ja mõtlesin, et täitsa päkis, mis nüüd saab, mis nüüd päriselt saab, kuidas me sellega toime tuleme. Ehk siis nüüd on nagu nende teraapiatega jälle natukene saanud intensiivsemaks minna. Me saame rohkem toimetada. Aga ilmselgelt need hood, tal ei ole õnneks sellised suuri hoog enam olnud, aga vahest ikka tal käed tõmbavad niimoodi nagu pingesse kangeks ja see häirib teda. Ehk samamoodi ma võin ta panna kõhuli näiteks või teha taga mingeid harjutusi, et ta lihtsalt nagu üle kere nagu tõmbab niimoodi korra kangeks, et see tekitab ebamugavust, et ta ei saa tegelikult täie potentsiaaliga teha neid asju ja keskenduda sellele. Et ravim on küll aidanud, aga ilmselt päris nii-öelda täitsa maha neid ei saagi. Sellega tuleb ikka igapäevaselt. Või mitte igapäevaselt õnneks, aga selles suhtes ikkagi tegeleda. Aga me ikka toimetame vastavalt siis oma jõule ja oskustele ja kõigele sellele, mis me oleme siis erinevate terapeutide ja spetsialistide juurest kaasa saanud. Tänaseks me oleme nüüd käinud ja kindlasti lähme veel ühe Rootsi spetsialisti juurde, kes käib Eestis selles suhtes, aga
mis on natukene lihtsam variant meie jaoks, et Tallinnasse tulla kui see, et välismaale minna, eks. Ja me otsime võimalikult palju Eestist neid võimalusi, et saada erinevat abi. Erinevate meetodite, mingisuguste teraapiate näol, et seda erikülgset abi saada. Et iga uus inimene teeb jälle natukene omamoodi. Ja mulle nagu nüüd tundub, et võib-olla me hakkame seda oma inimeste kompotti kokku saama, seda oma spetsialistide gruppi, kelle juures siis ütleme, kui me tuleme Tallinnasse, kelle juurde me paneme need ajad, kus me siis hoolsasti saame nädala jooksul või 1,5-2 nädala jooksul käia. Praegu te oletegi Tallinnas jälle teraapia ringil nii-öelda. Kui tihti te siis käite siin? No, eks see on selline asi, et alati võiks tihedamini, kuna meil ei ole Saaremaal tegelikult väga palju häid võimalusi. Rehabilitatsiooni kaudu saab, aga sellest jääb vajaka. Muidugi, et sai oma rehabilitatsiooniplaaniga siis, kui ta oli päris pisike, ta oli paari kuun alles, siis see ei ole väga mahukas, millega me oleme pidanud siiamaani siis toime tulema. See on siis rahalises mõttes? Jah. Eks sul on nagu põhimõtteliselt mingi summa ees, mida sa saad kasutada ja siis selle pead opereerima? Et mingisugused kordade arvud ja mingid sellised asjad. Aga me oleme ise hästi palju juurde otsinud. Ma olen üldse meeletu uurimistöö tegija. Viiruse osas, ma ei tea, mingisuguste beebiasjade osas, mis tema arengut toetaksid, kõik sellised asjad. Et leida see best of the best, nii öelda on ju. Samas otsida võib-olla soodsamaid variante nende parimate seast, mis toetaks seda kõige paremini. Ja ma ei taha sellega öelda üldse seda, et nagu ma kuidagi loen raha selle koha pealt. Ma absoluutselt ei loe raha selle koha pealt, kui ma näen, et on mingi asi, mis teda aitab ja ma ei tea, makske või mitusada eurot, aga nagu kui seda on vaja, siis me leiame see võimaluse. Ja selles osas on meile samamoodi appi tulnud meie lähedased ja samas ka täiesti võõrad inimesed. Et peale seda, kui meie lugu Saaremaa ajalehes avalikuks tuli, siis hakkas üldse hästi palju tulema seda, et inimesed tahavad toetada. Siis mingil hetkel ma tegin oma ettevõtte lehel siis sellise naisteka koorimiskinaste tellimuse. Äge on see, et hästi palju naisi oli kohe mingi, ma ei tahagi tegelikult seda kinnast saada, et nagu saada mul lihtsalt kontonumber, et ma tahan nagu jätta toetada ja teie toimetusi ja tegevusi, mis on abi küsimine mega raske. Kui see ei ole selles olukorras on, siis see oli meie jaoks väga, väga pikalt läbi, see oli viimane variant. Et pere ja kõik, meil on väga palju kinnitatud, meil on väga suur ja toetav seljatagune, aga see kui võõrad inimesed küsivad, kui ma tahaks teile nagu raha kannatada või nagu kanda, et teil oleks natuke lihtsam või et te saaksite jätele üht-teist lubada võib-olla, mida teil vaja on ja nii edasi, siis kuidas ma võtan vastu selle? Või et inimesed kirjutavad, kas ma võin jätele paki saata? Jah, mis mul saab selle vastu olla, samas on nagu, et ma ei oska mitte kuidagi sind ära tänada. Et samamoodi, see on jälle see ego alla surumine, et osata seda abi vastu võtta, mida sulle pakutakse. Ja üleüldse sellest, et ma sotsiaalmeedias nagu jagan, sellest on väga-väga palju abi olnud. Me oleme saanud väga palju informatsiooni just nende teraapiate osas. Sest olgem ausad, täpselt nagu üleüldse sellest erivajadusest rääkimine ja sellest elust on tabuteema, siis ja informatsioon on nagu peidus, et sa pead seda urgitsema kuskilt. On see teraapiatama täpselt samamoodi. Kui mul ei oleks teised erivajadustega laste emad kirjutanud, et näed, käib see Rootsi terapeut, tuleb Hispaanias terapeut, mul ei oleks õrna aimuga. Ma ei teaks pooltest asjadest mitte midagi, kui mul ei oleks küsitud, et kas teil see on juba tehtud. Pole kuulnudki, mis endast kujutab on ja. Et aga jah, tänaseks me oleme jõudnud siia kohta, kus ma tunnen, et me olemegi need oma inimesed leidnud, kelle puhul ma näen, kes teevad oma asja päriselt hingega. Neid huvitab, kuidas laps ennast tunneb, mitte ei ole lihtsalt see, et teeme midagi, las ta röögib, las tal on ebamugav. Ma saan aru, kohati peabki olema. See ei tulegi lihtsalt, see ei olegi lihtne tema jaoks. Aga inimene peab oma asja tegema südamega.
see on minu jaoks hästi oluline. Meisse suhtumine peab olema hea, mitte selline üleolev ja võib-olla nagu, kuidas ma ütlen, kahtlustav. Olete seda palju kohanud? Ma ei saagi seda on tulnud ka erinevate terapeutide poolt, aga ma ütleks spetsialistide poolt üldiselt on seda tegelikult päris palju. Et kui ma teen oma lapse jaoks mingisuguse otsuse, mis ma näen meie igapäeva elus, et see toimib tema jaoks kõige paremini ja siis mingi spetsialist, see kõlab mingi spetsialist, ühesõnaga spetsialist siis, kes on õppinud, on ju. No ma olen pigem noor inimene ka, on ju, et esimene laps ja uus olukord, keeruline olukord ja siis inimesed, kes on õppinud ja aastaid, võib-olla aastakümneid juba nende asjadega tegelenud, on ju. Nad kahtlevad sinu otsustes. Siis see tekitab nagu seda tunnet, et issand, ma pean ju austama teda ja kuidas ma ei kuula teda ja kuidas ma ütlen talle midagi vastu. Aga ma olen õppinud seda. Ma ei pea nõmedalt vastu ütlema. Ma võin täpselt sama moodi öelda, et jah. Ja siis teha ikka nii. Et see on paratamatus ja ma olen hästi palju kuulnud ja lugenud ka tegelikult tervete laste vanemate poolt nii-öelda. Et samamoodi käid arsti juures ja ütled, et näed, et laps teeb mingit sellist asja näiteks või et meile sobib kõige paremini see ja siis arst hakkab suruma peale mingit oma asja, on ju. Ilmselgelt ma ei tee mingeid meditsiinilisi otsuseid, kui sellised nagu mingid, ma ei tea, mind ei huvita või mis iganes või ma arvan, et nii. Et jätan rohu andmata, sest nagu. Ja, et see ei ole see koht ja see on juba äärmustest rääkimine. Aga söömise teema näiteks on ju, et kui laps ei taha püreed, aga kui surutakse, et anna talle topi seal visikas kurgu auku põhimõtteliselt, piltlikult öeldes on ju, et see nagu suhtlus minuga on selline, et sa ikka peaksid. Aga kui ta ei taha seda, kuidas ma surun talle, on ju, et ma pakun talle püreed ja meil hakkab väga hästi jälle sellega minema. Ta hakkab jälle vihta saama, kuidas lusika pealt süüa ja kõik sellised asjad, aga tal võtab see kõik aega. Et see ei tule nii lihtsalt ja kui tal on kõik hästi, ta kaalu on normis, ta pikkus on normis, ta tervis on korras, näitajad on korras, siis ei ole seda, et mingi panne lihakentsakas suhu ja las mälub. Et natuke häirib see. Ja ma olen sellest ka nagu avalikult rääkinud, aga ja üldse mitte nagu kellegi pihta nagu näpuga näidates konkreetselt niiviisi on ju, aga võib-olla vahest võiks olla rohkem seda, kuidas ma ütlen, austust lapsevanemate suhtes. Et ma räägin, et see ei ole absoluutselt ainult nagu erivajadustega laste osas, vaid täpselt samamoodi tervete laste osas. Et hästi palju ongi võib-olla sellist nagu üleolev nagu suhtumist, mis minu jaoks ei ole okei. Et ma olin hästi alandlik alguses, ma olin mega alandlik, ma tulin kuskilt ära, ma tundsin, et ma tunded on riivatud, mul on öeldud või tehtud mingid sellised märkuseid, mis tegelikult nagu panid mind väga halvasti tundma. Ma ütlesin nagu, mis ema ma selle lapsele olen, et nagu mingid sellised väikeste asjadega hakkama ei saa, olles ise tegelikult täielikus kriisi olukorras, et kohalt on ju õppides selle eluga toime tulema. Et need inimesed, kes peaksid toetama, vaatavad nagu sellise nagu põlastava pilguga mingis mõttes nagu mingi, mis asja, nagu niimoodi teed või nagu, et miks sa seda ei tee või miks ta nii on või nagu sellised küsimused. Et nad ei peagi midagi pahasti ütlema. Juba see pilk ja see hääl, et mida sa nagu kasutad või kuidas sa midagi ütled on ju, või see sõnastus. Ma saan aru, et inimesed tihtipeale ei mõtlegi nii, kuidas nad ütlevad või ma ei tea, võib-olla on halb päev või mis iganes, aga seda enam, et nagu sellises eluolukorras võiks võib-olla natuke rohkem olla seda mõtlemist ja siis ütlemist või nagu seda suhtumine võiks natuke parem olla. No üks asi on see, mida inimesed näevad kõrvalt, et Jette on haige, mida sa temaga teed, eks ju, mida sa jagad, aga teine pool, millest ka üldse ei räägita, on ju see, mis toimub tegelikult nende vanemate peas. Mis toimub
teie peas? See on nagu nii lai ja nii rumalalt esitatud küsimus, aga ürita see kuidagi kokku panna. Jah, see on, ma arvan, vastused on sama rumalad, selles, et see, noh, ma arvan, seda ei olegi tegelikult võimalik kuidagi nagu lihtsalt kokku võtta. Et eks see on ka see, mida ma sotsiaalmeedias ju jagan hästi palju oma mõtteid ja oma tundeid avalikult ausalt. Nii toored ja valusalt kohati, kui nad on ju. Oma siirast rõõmu samas. Alati ei ole kõik halb, ma üritan ikkagi igas päevas leida võimalikult palju seda ilusat. Ka nendes hetkedes, kus ma nutan ja Jette lihtsalt naerab mu üle, siis tal on nii naljakas, kuidas ma nutan. Või kuidas ta mind imetavate silmadega vaatab, on ju, et jah, ma arvan, seda ei olegi võimalik, see ongi üks suur tohuvapohu. Neid mõtteid, tundeid, küsimusi, teemasid käib tohutult palju peast läbi. Ma arvan juba tunni jooksul, mis me päevadest, nädalastest või ma tea, aastatest räägime. Et see ei ole lihtne. Sa mõtled ka selliste asjade peale, et no, et ma ei taha selle peale mõelda, aga sa paratamatult mõtled, sest sa ei saa oma aju tegelikult vaid sundida. Et ma olen mingitel hetkedel tundnud ka seda, et ma ei saagi öösiti magada, sest mu aju lihtsalt ei jää vait. Ma ei puhka. Ma magan, ma vähkren öö läbi näiteks on ju, aga noh, ma ei puhka tegelikult välja. Et ma tunnen öösel ja hommikul ärgates, kuidas mul öösel pea lihtsalt nagu kumises mingitest mõtetest. Mingid asjad, noh, nagu mida ma isegi taha on ju, nagu mõelda võib olla või mingid unenäod näiteks, et ma olen näinud siin, kuidas Jette oligi ühel hetkel ta hakkas mul unes roomama, siis ta hakkas esimesi samme tegema, nüüd viimati ta hakkas rääkima. Rääkis sünnipäevaks, muideks ta esimene sõna oli sünnipäev mu unes. Annab tunda, et oluline kuu on kätte jõudnud on ju meie jaoks praeguses hetkes siis, kui me seda salvestame. Aga ja seda kõike on palju. Et sellega on tegelikult kohati väga keeruline toime tulla. Et isegi kui sa üritad, ma tahaks öelda, et ma olen mingites hetkedes tulen paremini sellega toime nüüd juba. Ma ei tea, nutan ennast tühjaks ja mul hakkab lihtsam. Või ongi, et lõpuks naerad on ju. Aga olgem ausad, ma surun ka väga palju asju alla tegelikult. Ja noh, üksteisega rääkimine. Mida ma ütlen ausalt, et mis me kohe peale selle esimest siis Tallinnas käigu seda visiiti teada saime, siis mis me kohe kokku leppisime, et kõigest tuleb rääkida. Vahet ei ole, kui jabur see mõte tundub või kui vastik või kui nõme või kui valus, kui nagu tabu on ju, et kõik tuleb välja öelda. Olete seda harrastanud ka? Alguses oli seda palju, me suutsime seda tegelikult teha üllatavalt hästi. Siis mingist hetkest muutus see selliseks, et kui sa küsid teise käest, et noh, et kas on sul kõik hästi või? Noh, jabur küsimus on ju. Siis see vastus oli alati, et nii hästi kui saab on ju praeguses olukorras. Et see hästi ei olnud nagu hästi, vaid see oli nagu mingi, et ma pean vastu on ju. Noh, et noh, veel elan, nagu ma vahest ütlen, et kui keegi küsib, kuidas läheb, no veel elan on ju. Mis kõlab nagu kohati natuke nagu halvasti on ju, aga samas see on reaalsus. Et inimesed ei ole selleks valmis. Ei olegi. Nad ootavadki, et sa ütled, et normaalselt või noh, enam vähem. Aga kui sa ütled nagu reaalselt tooret, ütledki, et veel elan, siis... Ja teine asi ongi nagu see, et, no, et üks asi on see nagu omavahel rääkimine, seda on vähemaks jäänud, aga olgem ausad, need teemad, mis esile tulevad, on ikka üks ja sama. Kaua sa ikka sellest samast asjad räägid? Ja see on täpselt see sama ka, et nagu kui ühel on halb päev, siis teine üritab nagu kodus toimetusi teha, kuidagi nagu seda nagu elu nii-öelda koos hoida. Tegeleda võib rohkem jätega on ju, anda ruumi, anda seda aega, küsid, et kas sa tahad rääkida. Sander küsib mu käest, elukaaslane siis, küsib pidevalt, et kas sa tahad rääkida. Ma olen nagu mingi ei, nagu
andke andeks, aga ma ei viitsi. Seda on nii palju aasta jooksul leierdatud, seda kõike, mida ma uuesti ja uuesti ja uuesti läbi elan on ju, või tunnen. Samas on nagu see, et ma ei peagi mingitel hetkedel midagi ütlema. Ma võin öelda ka ühe sõna, ta võib mu lause lõpetada. Et ma tean, et ta teab seda kõike, et ta tunneb seda sama. Samas kindlasti, kui ta jätaks üks kord küsimata, et kas sa tahad rääkida, siis oleks täpselt see hetk, et sa tahaksid. Et parem see, et ta küsib kogu aeg, eks ju, kui see, et üks kord jääb küsimata ja siis on pärast on räige tüli majas, sest sa see hetk tahtsid rääkida ja ta ei küsinud, eks. Meil on tegelikult olnud ka selliseid olukordi, kus ta küsib mu käest, kas sa tahad rääkida. Ja ma ütlen, et ei ole, või siis ongi see, et nagu, et ma nagu ise kuidagi mitte nagu ei tõmbu eemale, aga võib-olla nagu toimeta rohkem oma asjadega, aga ma olen näiteks päev läbi juba peas mingid asja ketrend. Ja siis ma tunnen, kuidas see nagu kasvab mu sees ja kasvab, see tahab lihtsalt välja saada. Ja siis ma mingi hetk olen nagu mingi, ma pean selle välja ütlema, ma tunnen nii ja nii ja nii ja siin mingi täielikult sagib lihtsalt on ju ja siis paned mingi pisara ja siis on mingi, issand, kui palju varem tunnen. Et nagu mingi hetk on lihtsalt see, et sa pead seda lihtsalt talle ütlema. Sest ma võin seda rääkida ükskõik kui paljudele inimestele, aga ma tean, et tema on see, kes sellest päriselt aru saab. Inimesed ütlevad nii palju, et mul ei ole õrna ega mida sa tunned. Et ma saan ainult kuulata ja sest on väga palju kasu, kui ma saan selle valjusti välja öelda. Aga mõnikord on vaja seda tunnet, et nagu palun lihtsalt ütle mulle jah. Ütle mulle, ma tean. Vahest ma lihtsalt konkreetselt nagu sojun ja siis ta on vait ja siis ma olen nagu mingi, ütle lihtsalt jah. Ja mul on nagu mingi norm, nüüd on hea olla. Et ja seda rääkimist on nagu vähemaks jäänud, aga ongi see, et jälle, nagu ma ütlesin, kõik need samad asjad, viitsi leiertada seda lõpuks. See tekitab tegelikult nii palju rohkem stressi lõpuks, sest siis sa ei saagi kuidagi sellest mõtteringist välja ja siis sa näed, et teisel läheb tuju halvaks või kuidagi olemine kehvaks ja kurbus tekib sisse ja kõik see, et sa ei taha nagu kuidagi üritad, teed mingit lolli nalja jälle ja mõtled nagu muudele asjadele, et õnneks meil on see nalja tegemine ikkagi vajalikel rasketel hetkedel ka säilinud, et teed mingi lolli nalja, mis võib kõlada mingi ekstra labaselt või nagu mingi selles kontekstis võib-olla nagu mõni inimene vaadaks kõrvad nagu mingi, kas teil on kõik hästi, aga kui see sind aitab, siis vahet just üle. Täpselt, et see on see asi, mis tegelikult aitab meil nagu püsti seista. Kuidas teie enda sees või ka teisele poolele siis selle asja protsessimine käib, et mehed, naised on erinevad, mehed ei näita tundeid välja, klassikaline selline Eesti mehe nii-öelda kirjeldus, eks ju, et kuidas siis selle poolega on, et kuidas enda tunnetest sa oled juba rääkinud, aga kuidas elukaaslasel oli? No eks see on keerulisem selles suhtes, aga ma olen omalt poolt andnud ja annan ka edaspidi kõik, et ta tunneks ennast võimalikult mugavalt. Õnneks on tal olemas sellised sõbrad, kellega ta saab rääkida, kelle eest mina olen väga tänulik, et meie ja tema elus sellised inimesed on. Sest ma olen üsna kindel, et ta tegelikult ei räägi osad asju, sest ta teab, kui raskelt ma võin need läbi elada. Ja see on okei mingis osas mu jaoks. Me ei peagi kõike jagama. Oluline lihtsalt see, et me kommunikeerime oma vahel. Et kui ühel või teisel on raske. Ja on olnud ka neid hetki, kus ta ei taha välja näidata, et tal on raske. Aga ma näen teda. Ja ma võin ta väga närvi ajada sellega, et ma küsin, on sul kõik hästi juba 70. korda päeva jooksul. Ja siis ühel hetkel ta on nagu mingi, ei ole, ma mingi, ma teadsin, et see on see koht minus, kus ma olen mingi, mul on ju õigus. Aga eks ma üritan alati endast anda kõik, et tema enesetunnet nagu parandada või ongi, et pigem on võib-olla läinud juba sinna see olukord, kus ei ole enam seda, et räägi välja, vaid pigem on see, et tunne oma tundeid, tegeleme võib-olla millegi muuga, viskame nalja, üritame seal päeva üle elada. Vahest ongi lihtsalt selline päev, et lähme lihtsalt magama ja nagu las see päev jääb selle taha. Kuidas see teie omavahelist suhet on mõjutanud? Ikkagi, kui sul on laps, kes põhimõtteliselt 24/7 vajab ju hoolt, siis mehe ja naise aega ma kujutan, et
pole põhimõtteliselt. Aga ei olegi põhimõtteliselt. Noored inimesed. Esimene laps. Jah. Et kui ma olin alguses hästi seda meelt, et noh, et ma ei taha nagu öelda, et ma olin naiivne. Hästi palju hirmutati, no saad lapse umbes, mitte midagi enam ei tee, kuskil ei käi, nii raske on. Siis ma nagu kunagi ei olnud seda meelt, ma ei võtnud seda hirmu nagu endasse ja ma tahtsin ikkagi nagu mõelda, et aga mis mind takistab käimast, on ju. Siis oligi, et selle olukorraga tuligi see, et meil on siiamaani jätega raske kuskil käia tegelikult. Sest tal on nii palju mingisuguseid vajadusi, mingeid situatsiooni, mingeid olukordi, kus sul on mugavam taga lihtsalt kodus toimetada. Tema tunneb ennast kodus kindlalt, ta tunneb ennast hästi, kõik muu, mis sinna juurde käib, eks, et teil on kõik asjad olemas kodus käejala juures, mida sul iganes vaja läheb, eks? Ja, et see on samamoodi nagu Tallinnasse sõit või ma ei tea, lähed aga kuskile maal vanaema juurde või vanaisa juurde ja siis sul on nagu terve elamine kaasas, sul on kaasas rohud, kreemid, ma ei tea, mis iganes asjad veel on ja lamamistool peab alati kaasas olema, sest keegi ei jaksa teda kogu aeg tassida, et on nüüd juba piisavalt raske on, et samas pikali ei taha ka teda kogu aeg panna, et ta ei oleks nagu ainult pikali. Ja põhimõtteliselt ongi nii, et meil on suur seljatagune, aga üks asi, mis on väga ka minus endas hästi tugevalt kinni, on see, et teda kellegi teise hoolda jätta. Ma usaldan teda oma ema juurde, kes elab Hispaanias. No, vahest käib. Ma usaldan teda oma ühe kätte, kes elab Tallinnas, aga kolib küll ka nüüd korraks Saaremaale ja läheb siis maailma avastama. Ehk siis tema, kes mul siin Tallinnas vähemalt on, kaob nagu ka selles suhtes nagu mingiks hetkeks ära on ju. Et, ja ma olen mega uhked üle, et ta selliseid asju elus ette võtab ja see, et minul on erivajadusega laps, ei tähenda üldse seda, et ta peaks nüüd mingi lapsehoidja olema midagi. Ja ma olen mega tänulik, et ta on nõus seda vastutust võtma. Ma ei saa öelda, et jätagi nagu mingi, kuidas ma ütlen, üliraske oleks niimoodi. Ta on põhimõtteliselt selline beebi, kui ma olen mõelnud selle peale, et panna nagu lapsehoidja kuulutus üles, et otsin kedagi, kes mu lapsega kaisutaks on ja sellepärast, et ta võikski kaisutada päevad läbi. Ta on mega kaisukas. Aga alati võib tekkida situatsioone. Meil on tohutul hulgal neid situatsioone, kui keegi küsib, et noh, et aga mis need olukorrad on või mis need asjad on, mille pärast sa nagu kardad või mida sa pelgad nagu teisele inimesele jätta nii-öelda. Neid on nii palju, aga see on meie igapäevaelu. Et ma ei tule selle pealegi, et mingid asju välja tuua. Need inimesed, kes on meiega nii-öelda jätega koos kasvanud, kes näevad neid asju, kes kuulevad meie igapäevaseid probleeme, nad teavad, kuidas nendes olukordades käituda. Aga ikka, kui ma lähen kahekesi elukaaslasega kuskile, siis ma kirjutan vahepeal, kuidas teil on. Ja siis mul on kogenud mingi, pane see telefon ära, vaata, umbes, et nagu jäta koju on. Sest need peavad olema ka need inimesed, keda ma usaldan, et kui midagi juhtub, siis nad annavad mulle teada, mitte ei ole see, et ma saan ise. Või et ma kutsun kiirabi, aga sulle ei ütleks ju, sest mida sa ikka teha saad. Või ongi see, et hästi palju on nagu seda, et ei ole midagi, me saame ju hakkama, on ju. Või et kui ma ütlen, et palun helista mulle, kui on midagigi. Ma ei tea, sa tunned, et sa oled väsinud, sa ei tule toime emotsionaalselt, nagu mis iganes on, helista mulle. Sest see on minu kindlustunne, et inimene teeb seda. Aga kui sa ütled mulle, et ei, meil ei ole siin ikka, me saame hakkama ära muretse. Vaat see tekitab minus juba paneb natukene siukse ohukella lööma, et ta ei saa võib-olla päris hästi aru, millega tegu on. Et see võib pealt näha tundudagi sellise kaisutamisena on ju. Aga mingisugused oksendamised, ta võib ennast hingetuks nutta lihtsalt täiesti nipsust on ju. Tal on mingisugused nutuhood, mingisugused asjad tekitavad tal mingeid olukordi, kus me ei tea isegi, kuidas me toime peaks tulema. Või nagu mida me tegema peaksime. Kuidas sa seletad seda kellelegi teisele, eks? Jah, mul on võimalus võtta inimene, kes on erivajadusega lastega tegelenud, aga seal tekivad jälle minu enda teemad. Seal on see üks teema, mida ma ei ole valmis hetkel arutama, aga seal on ka kõik need teised asjad, et ma ei tea, kuidas ma jätan vaata, nagu, või et kuidas ta hakkama saab või
jah, ma võiksin sama hästi olla seal kodus juures ka, kui käiakse hoidmas on ja teha lihtsalt oma toimetusi. Aga ma tunnen, et ma ei ole valmiks sellest. Ma ei taha seda, sest me ei tea ju tegelikult, mis saab. Ja ma tunnen, ma olen temast tegelikult väga kinni, aga ma ütlen ausalt, ma ei taha lahti lastega. Ma teadvustan endale seda, asi on minus. Ma üritan mitte soiguda, on ju. Noh, kuigi nagu ma annan endale ka inimlikult nagu mõistusega aru, et mul on ka mingisugused omad vajadused. Ma ei saa 24/7 rippu teda küljes, on ju. Aga see on paratamatus selles olukorras, vähemalt praegusel hetkel. Ma olen sellises olukorras oma elus, ma olen sellises seisus oma vaimse poolega, selle toimetulekuga, selles situatsioonis, et ma tunnen, et ma ei ole valmis nii palju lahti laskma, et ma tunneks ennast nagu hästi. Ja me oleme siin käinud, me saime kevadel korra käia, korra kahekesi spaas on ju 9 ööks, siis ma lähen 9 ööks ära, mida on ju. Noh, nüüd on jälle see, et epilepsia, see ravim mitu korda päevas. Et kui ema tuleb Saaremaale, siis noh, kõigepealt nädal aega tutvume, kuidas meil need asjad jälle nüüd kodus käivad on ju ja vaatame ja katsetame ja proovime ja ma tean, et saab hakkama, ma usaldan teda selles suhtes, aga see midagi on ikka mu sees, mis ütleb mulle, et issand jumal, äkki nüüd juhtub see, no epilepsiaga, äkki tal nüüd tuleb hood peal on ja mina tean, mida ma pean sellel hetkel tegema. Mõnel hetkel sa ei saagi mitte midagi teha. Kui sellised karmid hood peale tulevad, ma ei saanudki mitte midagi teha. Aga sa ikkagi tead, mis see on. Ja. Sa saad aru, et sa ei saa mitte midagi sel hetkel teha. Ja ma oskan ära tunda, kui mul on vaja midagi teha. Ja samas teine inimene, kes, sa võid olla talle kõik selgeks teinud ja öelnud, et sa nüüd annad talle seda rohtu. Aga olenevalt hetkest, milline see on, siis ta võib ikkagi lukku minna ja... No õnneks selle rohuga on niiviis, et see käib kellaajaliselt, aga lihtsalt küsimus ongi nagu selles, et tal näiteks krambihood ka ei ole selline nagu tavapärane krambihoog, või tal ongi käed tõmbavad niimoodi hästi pingesse näiteks, et sellises olukorras ta vajab juba nii-öelda krambi maha surumist, ehk siis kui ma teda tugevamalt nagu kallistan või hoian, siis see tihti peale aitab. Aga mõnikord ta võpatab lihtsalt niisama, ma ei tea, midagi ehmatab või võib-olla ta käib kuskil mingid valu läbi. Me ei tea ju tegelikult, ta ei räägi, ta ei oska ennast väljendada ja seda ei saa ju kuidagi uurida ka. Et see ongi see, et sul on endal välja kujunenud mingid asjad, mida sa tead, okei, nüüd on see olukord. Et samamoodi refluksiga on ju, et kui ta hakkab mingit asja tegema, siis ma ütlen juba, et ta ajab kohe ülesse, ta oksendab kohe. Nii juhtubki. Aga see teine inimene ei tea seda on ja, et kui ta siis omal kurku tõmbab, siis ta on hingetu on ja näost punane, ma ei tea, see võib ehmatav lihtsalt olla. Ja see ongi see koht, kus ma pean teadma, et ta on sellise inimese hoolde jäetud, kes tuleb selle olukorraga toime. See on väga suur vastutus. Ja paljud inimesed ei taju ära, kui suur see vastutus tegelikult on. Et ja lihtne ongi pealiskaudselt, et mis siis on hoiutada kaisus, põhimõtteliselt on hästi vaata. Aga tal ei meeldi kaisus ka enam olla niimoodi, et ta on kogu aeg ühes asendis vaata, et nagu lihtsalt oleme. Mida suuremaks ta kasvab, seda rohkem tegevust tal on vaja. Naeran alati, et me mängime talle 24/7 kodus klouni. Sa teed mingi lolle hääli, lolle nägusi, mingid lolle tegevusi, sa oled nagu isiklik lõbustuspark tal üles alla, külje pealt külje peale, mingi igasugused atribuudid, värgid, särgid on ju, lihtsalt selleks, et nagu talle pakkuda meile lahutust. Sest ta on ikkagi piisavalt vaimselt sellises seisukorras nii-öelda või nagu kohas omadega, et ta vajab lõbustamist. Ei ole lihtsalt see, et ta lihtsalt ei saa mitte midagi aru, eks ju. Just. Kui on harv juhus, et elukaaslasega kahekesi välja saate, siis millest te räägite? Tean, et see on täiega nõme küsimus. Aga... See ei ole isegi nõme küsimus, aga no ütleme ausalt, et peale seda, kui me teada saime, siis ega suhteliselt kõik asjad on sojuks tühised. Kõik need asjad, mida sa mõtlesid, issand, milline mure on või milline nagu olukord elus, siis sa mõtled nagu mingi, mis asi üldse nagu on. Vahest ka igapäevaelu lööb sisse, siis mõtled, muretsed mingi asja pärast hullud, siis mõtled nagu mingi
see ei oma nagu mingit tähtsust meie elus tegelikult. Et raske on teemasid leida. Sa räägid mingist ma ei tea, mis asjadest vahest. Et ongi, kui sa lähed välja sööma näiteks, siis see on mingi, et ma ei tea, ma vait vaata. Ja lõppkokkuvõte on ikka see, et sul keerlevad peas mingid mõtted ja teemad osas või meie seal olukorra osas. Ja jõuame ikka mu jutega lõpuks sinna, et okei, ma ei taha seda nagu öelda ja siis ikka arvutad mingid asju. Et see on keeruline. Sest ongi, et kui sul ei ole nagu mingid sellised olulisi asju, sest kogu see olukord, see ongi su elu, see ongi su igapäevaelu, see on 24/7, sa ei saa sellest tegelikult ära põgeneda, need on kõik su mõtted, mida sa ei saa vaigistada, kõik need tunded, mida sa tegelikult tahad ju jagada, endast välja saada. Ja see on selline naljakas olukord, et vahest on nagu võõra inimesega istuks niimoodi, et okei, ma ei tea, sööme või, millest me räägime, et see on jälle siuke asi, mis tahab nagu aega. Et ongi, et kui me saame näiteks minna ööseks eemale, siis see on nagu võib-olla kuidagi rohkem vabastav, et sul on rohkem aega kui see, et sa lähed see 1-2 võib-olla kuskile. Siis selle tunniga sai kuidagi sa ei saa sellest päris elust välja. Just. Et siis ikkagi tead, et ma pean kohe tagasi minema. Et siis on võib-olla natukene rohkem aega või siis ongi vaja konkreetselt mingit tegevust, mille peale sa pead mõtlema. Et mis tahab nagu sugust mõtlemist, et sa saad nagu oma mõtted mujale. Jah, see ei ole lihtne. Mulle tundub, et erivajadusega laste vanemate puhul ongi nagu see, et kas minnakse kohe lahku, sest on mega raske ja inimesed nagu ei saa enam omavahel hakkama, sest võib-olla ühele tundub, et teine ei saa temast kuidagi aru või et teine ei taju seda raskust ja siis on teine, kes jäävadki kokku, sest nad ongi selles raskustes koos, et mingid sellist nagu vahepealsed kuidagi olen, ei ole, et sellist varianti nagu ei ole. Ja see on hästi palju läbi käinud asi ka, et ongi, et kas liidab või lahutab. Siiamaani, ütleme nii, et suhtest kui sellisest tegelikult olge muused ei ole ju midagi järgi. Sa eksisteerid ju lihtsalt selle lapse elus hoidmise nimel põhimõtteliselt. Nigu nii on ju alguses raske, kui sa lapse saad. Kõik jääb kõrvale on ju. Aga kui sul on nii palju igapäevaseid teemasid, millega tegeleda, mõttekohti, küsimusi, muresid, siis see kõik jääb nagu veel rohkem tagaplaanile. Ja sa ei tea, millal sul üldse need võimalused iseenda selle suhtega tegeleda nagu tekivad. Ja see oli ka üks esimesi asju, mis me läbi rääkisime, et me anname endast kõik. Me oleme üksteisele toeks, me räägime, see oli hästi oluline osa meie kokkuleppest, et rääkida tuleb, sest muidu ei saagi asju toimima. Aga me rääkisime ka sellest, et me ei pruugi kokku jääda. See oli ka see oluline punkt, et ja see on norm. Me teadsime seda. Sest kui palju on neid peresid, kus suhted ei peagi vastu. Siis see ongi meeletult keeruline olukord, kus olla. Ja sa ei ole loodud, et sellise asjaga toime tulla. Ja me rääkisime sellest ja ma olen siiamaani arvamusel, et me jätkuvalt anname endast kõik, et seda suhet üleval hoida, et üksteist hoida, et üksteisele olemas olla, pakkuda seda, mida nagu me vajame ja kõik see paratamatult jätta on esiplaanil. Ma ei saa sinna mitte midagi teha. Aga see on hea, et te saate mõlemad sellest aru, et te olete selle kokku leppinud, mitte nii, et kuidagi see kokkulepe nagu hajub ära ja et üks saab sellest edaspidi aru ja teine mõtleb, et mis asja mu naine ei hoolinud, ma ei tea, hommikul ei tee musi, sest... No eks see on jälle see koht, kus paratamatult mina olen ju rohkem ja jätagi igapäevaselt seotud on ju, täpselt samamoodi, et ma ei tea, mõni õhtul istud lihtsalt tiivini peal, lihtsalt vaatad telekat, nagu see on meie ajaveetmise nagu võimalus on ju, et ma ei tea, vaatame koos mingit saadet põhimõtteliselt ja arutame selle üle, sest lihtsalt ongi see, et sa lihtsalt ei jaksa. Seda kõike on nii palju, et sa ei jaksa arutada mingitel, ma ei tea, mis X teemadel veel on ju või
või rääkida mingitest asjadest, et tulevik näitab. Ja ma üritan nagu sellepärast mitte muretseda. See on lihtsalt jälle üks asi, mille pärast sa pead ju muretsema. Ja see ongi see koht, kus ma nagu ütlen endale, et ma ei saa mitte midagi muuta. Kui asjad lähevad nii, siis asjad lähevad nii. Me saame endast anda kõik, aga ma ei tea, võib-olla minu ühel hetkel see, kes ütleb, ma ei jaksa. Ma ei tea seda. Ma ei saa seda nagu meile pahaks panna. Ma ei sea mingisuguseid ootuseid või lootuseid. Ma saan lihtsalt teha iga päev kõik selleks, et anda iga päev endast selle parima, mida ma sellel päeval suudan või selles olukorras. Stressi on väga palju. Tülisid on ka omajagu ja mitte väikseid. Miks me üritame nendest hoiduda, et mitte endale seda lisastressi ise juurde tekitada, aga see ei ole lihtne. Sellepärast, et paratamatult tekivad mingisugused ütlemised või mingid arusaamatused juba selle stressi pealt, mida sa ise tunned. Mõnikord on see, et tahaks vastu paugutada nii-öelda või kaitsta ennast või midagi, aga sa saad aru, et sellel teisel inimesel on raske. Ta ei tule sellega toime. Täna on tema päev, kus tal on vaja lihtsalt olla oma nende mõtete ja asjadega. Et see on tegelikult hästi oluline asi, millest tuleb aru saada. Aga ma ütlen ausalt, et kõla võib-olla nõmedalt, aga iga teine mees oleks võib-olla võinud põhimõtteliselt kohe peale seda uudist öelda, et kuule, sa ei saa hakkama. Et ma ei viitsi. Ma tunnen, et ma ei taha, ma ei tule sellega toime. Et selles osas ma ei tahaks praegusel hetkel mitte ühtegi teist inimest enda kõrval. Ma ei kujutaks ette ka. Vaatamata kõikidele nendele rasketele hetkedele, sellele kurbusele, sellele leinale tegelikult, millega me oleme nüüd ju tegelenud sünnist saati juba enne teda sündi. Siis ma ei saaks rohkem tänulikum olla. Et see on see asi, et jah, mõnikord ilgelt närvi mingi asi, aga see on normaalne, see on tavalises suhtes ka on ju, aga ja ma võin ausalt öelda, et kui Sandrit ei oleks mu kõrval, siis ma ei tea, mis minust tänaseks saanud oleks tegelikult. Et vaatame, mis seda toob. Aga siiamaani ma tunnen, et me oleme arvestades olukorda sellega isegi hästi toime tulnud. Et me üritame ikkagi toimetada vastavalt vajadusele ja me sätime oma asju vastavalt vajadusele. Et meil on ka väga tugev toetus erinevate inimeste pere poolt. Meile võimaldatakse Tallinnas käia nädala kaupa, vajadusel ka mitme nädala kaupa. Et ta sai olla ju Tallinnas meiega koos igal hetkel, kui vaja enne ja pärast jätta sündi on ju, et see on väga tänuväärt ja ma arvan, et need inimesed, kes meile seda võimaldavad, tegelikult võib-olla ei taju ära, kui suure väärtusega see kõik meil on, et me saame nendel rasketel hetkedel koos olla. Või ongi samamoodi, et kui Sander ütleb, et ja ma tulen teiega arsti juurde kaasa, ma ei pea seda koormat üksi kandma, ma lähen, ma tean, et ma ei pea pärast asju ümber seletama ja mul on see kindlustunne, et ma ei lähe üksinda. Et see on see koht, kus ma olen nii palju käinud arstide juures üksinda või teraapiates ja nii edasi on nii edega. Ja ma tulen sealt pärast pisarates ära ja siis ta ütleb ka, et ma tulen kaasa järgmine kord. Sest ta on näinud seda, kui raske seda tegelikult on. Ja noh, ikka on see, et ma ei tea, tule töölt ära selle pärast on ju, aga nüüd ma olen juba nagu mingi, et kui mul ikkagi tunnen, et mul on raske, et kas sul on võimalus tulla. Ja kui on vaja, siis ta leiab selle võimaluse. Et ma tunnen, võib-olla vahest ma ei oska väljendada seda piisavalt, seda tänu ja seda nagu tunnet, mis mu sees on mingite selliste väikeste asjade nagu tegemisel, mis tegelikult tähendavad või teevad minu jaoks nii palju või teevad minu elu nii palju nagu lihtsamaks. Noh, lihtsamaks on võib-olla nagu ka naljakas öelda, aga nagu ma ei tea, kergemini seeditavaks seda olukorda siis võib-olla. No sa jagad Jette lugu Instagramis ka väga avameelselt ja sa juba enne ka ütlesid, et sa tahad teha teavitustööd. Millist tagasisidet sa saanud oled?
ainult head tegelikult. See tagasiside mu postkastides postituste all story'de vastuseks. Ma tihtipeale kahtlen, kas ma peaksin võib-olla nii ausalt või nii mingisuguseid asju nagu jagama. Aga miks? Sa enne ka rääkisid, et väga palju ka ilustatakse ja enne salvestust ka ütlesid, et sa oled otsustanud hästi ausalt jagada, et miks inimesed kardavad ausalt jagada või miks sa ise kaalud, kas peaks? Sest see võib olla jällegi see, et sa kardadki seda tagasisidet, seda halba tagasisidet, sest nii palju kui on inimesi, nii palju on arvamusi ja ma olen ju tegelikult sellega arvestanud, aga hästi palju toetust on. Ja miks on palju toetust ongi selle pärast, et ma olen otsuse teinud, et ma jagan asju päriselt nii, nagu nad on. Miks ma seda tegema hakkasin, sest mina ei saanud abi. Ma ei leidnud infot, ma ei leidnud sotsiaalmeedias asjade jagamine on tänapäeval nii, see on meie igapäevaelu osa, aga ma ei leidnud enda jaoks seda kontot, kust ma tunneksin võib-olla nagu ennast ära mingis osas. Et ma näen, et ma ei ole üksinda. Ongi seda ilustamist on hästi palju, et on raske, aga saame hakkama ja elu on lill ja kõik on tore tegelikult ja meil on ju palju rõõmu, meil on ka palju rõõmu. Meil on väga palju rõõmu, mis on mega tore. Aga mega palju on neid hetki, millest ei räägita. Ehk siis see ongi see koht, mida ma pean vajalikuks näidata ja need on nagu kus ma ütlen, see on väga erinev, nagu erinevad grupid inimesi. Näiteks, kes meil jälgijate seas on. Inimesed, kes lihtsalt elavadki meie loole kaasa. Teised erivajadusega lapse vanemad, kes ütlevad, et sorry, mul on seda halb öelda, aga mul on nii hea meel seda lugeda selle, sinu raskest hetkest või sinu ausatest mõtetest. Sest ma ei ole üksi. Sest ma tunnen, et ma ei ole üksi, et nagu see on normaalne, et ma elan ka sellised asju läbi. Mis ongi minu jaoks nagu tegelikult see number 1 nagu, eesmärk. Ja siis 3. asi on see teadlikkuse tõstmine. Meil on seal ka väga palju spetsialiste, ämmaemandaid ja arste ja mis on äge. Sest nad elavad kaasa ja kui ma millegi üle arutlen, siis nad arutlevad kaasa. Võib-olla oskavad tulevikus märgata mingeid just asju. Täpselt, jah. Et see ongi minu suur eesmärk ja tegelikult, et asjad muutuksid. Ja seal samas näidata, milline see päris elu on. Sest me näeme jõuludel kõik need saated, see on kõik väga südamlik ja seal näidatakse ka raskus ja kõike seda. Aga ilmselgelt, kui mul jätta nutab röökida, tal on mingi hoogväsi, ma ei lähe seda filmima. Aga teinekord ma jagangi mingeid haiglas tehtud pilte, uuringute asju või üsna detailselt ka mingisuguseid asju, kuidas ma võib-olla mingi märkamise või mingi asja ära tundsin, mis võiks järgmised inimesi aidata. Mul on ühe korra ette heidatud seda, et või inimesed arvavad, et ma jagan liiga olulisi detaile võib-olla või ei austa nagu jätad mingites olukordades. Aga need asjad on alati läbi räägitud. Kui ma tunnen, et on mingi asi, mille osas ma ei ole kindel, kas ma peaksin või kuidas ma peaksin seda jagama, siis mu kõrval on inimene, kellega ma räägin need asjad läbi, kas tema jaoks on see okei, kuidas tema selles osas tunneb. Ja me oleme jõudnud ikkagi sinna kohta, et mida ausamalt seda parem. Ilmselgelt ma ei tee seda oma last kahjustavalt. Aga mingid asjad lihtsalt on, millest tuleb rääkida. Mis on võib-olla minu enda jaoks üllatuseks või mis on sellised asjad, mille kohta inimesed ütlevad, et issand, ma ei teadnudki või reaalsus on see, et see osa, mida ma ausalt sotsiaalmeedias jagan, on tegelikult nii väike meie igapäevaelust. Aga kuna ma jagangi ausalt ja ma jagan tihtipeale üsna detailselt oma mõtteid, oma tundeid ja kõike seda või mingeid pisiasju ka meie elust on ja siis inimesed mõtlevad, et issand, ta laotub konkreetselt nagu 110% laiali. Ma arvan, ma ei tea, see on võib-olla 20% kogu meie sellest igapäevaelu nagu reaalsusest tegelikult. Et jätkuvalt jääb väga palju sinna selle koduseinte vahele nii-öelda. Viktoria, aitäh sulle oma lugu jagamast.
ma loodan, et ikkagi tuleb sellist paremuse poole minekut ja kõik arengulised asjad, mis võiksid tulla, tulevad, et selge on see, et te päris terveks kunagi ei saa ja siis nii-öelda oma vanusele vastavat elu ei hakka elama, aga siiski piisavalt täisväärtuslikku teile kõigile. Jah, aitäh. Aitäh kuulamast. Kuula Beebipalaviku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.